ma natuke muretsen selle kõige pärast, eelmine kord keset salvestust ta lõpetas nagu töö ja nüüd ma lihtsalt nagu pingsalt vahin seda punast tulukest siin. Meil on vaja kedagi, meil on vaja assistenti, kelle töö on istuda ja vaadata pingsalt selle Zoom rekorderi ekraani. Jah. Et me saaksime rahulikult keskenduda jutu ajamisele. Me siin mõned saated tagasi, aga võib-olla ka mõned aastad tagasi, kuna saadete vahel on nii pikk aeg olnud, rääkisime, kuidas me vahetasime oma salvestustehnika välja, nüüd on elu ilusam ja rõõmsam ja siis me veetsime just umbes pool tundi, et aru saada, miks on ühe mikrofoni sees suur surin ja teises ei ole ja kust see surin tuleb. Nii et ühesõnaga eelmises saates ma natukene mässasin sellega, et kõik need nagu helilained ja asjad niimoodi saada, et teie kallid kuulajad seda surinat ei peaks kuulama. Seekord me saime siis pihta, kus see oli ja nüüd peaks see salvestus, kui midagi muud metsa ei lähe, olema juba ilus, kristallselge ja puhas. Ja, aga nii see kipubki olema minu meelest, et iga kord, kui uuendada kodus oma tehnikaparki kodus või tööl, siis sa põhimõtteliselt vahetad vanad tehnilised mured uute vastu välja. Tulevad uued errorid, uued imelikud, jaburad, mingid müra taustad ja krõbinad ja glitchid. Ja lihtsalt nagu see peamine eesmärk nende muutuste tegemisel on see, et su uued probleemid oleksid väiksemad kui su eelmised probleemid. Ja ma ei ole kindel, et me seda oleme seekord teinud, aga võib-olla see on kõik selline alguse värk ja järgmised saated lähevad juba ludinal. Ma tunnen, et mu hääl on endiselt veel natukene ära. Ma olen siin vahepeal kergelt haige olnud, võiks arvata, et juba taastunud, aga tundub, et ei ole ja ehk siis sellega nagu elab üle. Me oleme vahepeal saanud 9-aastaseks jaanipäeval. 9 aastat tagasi me panime esimese osa niimoodi avalikult üles. See sai üles laetud mõned päevad enne ja jagatud üksikute inimestega, et saada tagasisidet, et kas see kõik jura on üldse kuulatav. Me endiselt veel üritame aru saada, kas see kõik jura on kuulatav, aga me oleme lihtsalt jätkanud need 9 aastat, nii et palju õnne sulle, Jim, selle tähtpäeva puhul. Palju õnne, Ivo. Ja siin vahepeal sündis ka mõte, kuidas võiks natuke erilisemalt tähistada meie vanemaks saamist või õigupoolest ma vist ise enda peas mõtlesin, et see sobiks väga hästi. Ma just mõtlesin, et mina küll ei tea, aga võib-olla sa jagad seda siis meie kõigiga. Miks mitte, et tekkis mõte, et kes on tuttav sellise YouTube intervjuu saatega nagu Hot Ones, kus süüakse erinevaid teravaid kastmeid kanguse järjekorras siis minnes lahjemast kangemani. Et siis meie erikorrespondent Helene Vetik kinkis hiljuti oma kallile partnerile, elukaaslasele Madis Nestorile, meie lemmik DJ-le ja plaadipoodnikule, kinkis siis terve selle teravate kastmete komplekti. Ja mul on olnud au käia juba ka maitsmas. Oli väga ränk. Ja siis ühesõnaga sai mõte õhku visatud, et äkki sööme kõik koos mingisuguses osas neid kastmeid ja räägime sellest, millest me suudame veel rääkida, kui lõpuks see teravus läheb nii hulluks, et tegelikult juba silme eest virvendab ja tuleks kiirabi kutsuda. No vaata, siin tuleb nüüd see uus Zoomi rekorder nagu täiega kasuks, et meil on siis võimalik 4 inimest korraga salvestada. Nii et see tõesti on hea mõte, mida ära teha. Kuidas sul üldiselt nagu virtsika toiduga on või vabandust, terava toiduga? Mulle väga meeldib. Ja selle Hot Onesi kõige kurikuulsama sellise pöördepunkti kastmega ma olen juba varem tutvust teinud. Selle nimi on Da Bomb, kes ei ole Hot Onesi vaadanud. See maitseb niimoodi, nagu see oleks tehtud kuskil laboris selleks, et tegelikult haiget teha inimestele, et mingisuguse ülekuulamisvahendina võib-olla või selline survestusvahendina, piinamisvahendina või mingisuguse muu vahendina, ma ei tea, võib-olla selleks, et näiteks lõket süüdata või midagi sellist, et see on väga huvitav maitseelamus.
aga kas sa sellest komplektist siis käisid ikkagi nüüd kõik kastmed läbi või okei. Ja kuidas see tunne sealt ja nagu oli edasi taaskord oligi nii, nagu on seal Hot Onesis ka, et ikkagi millegipärast ka kastmed, mis selle Scoville'i skaala järgi on just nagu kangemad kui Da Bomb, nad ikkagi ei lajata päris niimoodi. Nagu see, et midagi selles retseptis on, mis lihtsalt suretab su välja korraks ja siis sa tuled tagasi mitte uuema ja värskemana, aga sa tuled tagasi ja oled võib-olla natuke kahjustatud, aga ühe väga olulise kogemuse võrra rikkam. Mul on kuskilt internetist meeles mingi veebikoomiks või veebianimatsioon sellest, kuidas inimene restoranis palub, et and make it hurt as much as possible. Ja siis, kui see kohale tuleb, siis ta, but this is mild, this doesn't hurt me enough. Ja samal ajal see toit nagu peksab teda näkku. Ja siis nagu, luckily I brought my own sauce. Ja siis now this hurts so much better. You should all try. Ja siis nagu lihtsalt terve see aeg sa näed, kuidas see toit lihtsalt peksab teda näkku, ja ta nagu sinikaid täis. Ja see on nagu, yes, I like to have my food give me pain. Ta veits on nagu selline veider mõte, aga teistpidi ma olen ise ka seda teed nagu läinud elus, et mingi hetk ma hakkasin rohkem teravaid toite sööma ja ka kodus tegema ja iga kord, kui sa nagu ise näiteks teed, sa paned rohkem seda nagu tšillipipart ja neid kastmeid ja asju sisse ja iga korraga läheb see nagu ainult see nagu, siis tekibki see tunne, et võiks nagu veel teravam olla ja see on siuke nagu sõltuvus vist veits, aga. Mulle meeldib see, et see nagu paneb sind keskenduma sellele valule, sellele maitsele, sellele, mis sinuga parasjagu toimub. Teravat toitu ei saa kugistada. Ja see on tore, see on natuke nagu vinüülplaadid, et sa pead püsima selle mängija läheduses, et vahepeal plaadi poolt vahetada ja tolmu pühkida ja nii edasi, et see sunnib nagu hoogu maha võtma ja tegelema ühe asjaga korraga. See on üks tore asi, muidugi lihtsalt ka on kuidagi, ma ei tea, minu organismile nagu sobib terav toit hästi, et mulle hakkab nagu hea sellest või kuidagi mulle meeldib see tunne, kui läheb seest soojaks ja see toit mõjub kuidagi kosutavamalt ja ma ei tea, kuidagi nagu see kuidagi nagu just nagu toidab rohkem kui magedam toit, ma ei tea, see on muidugi siuke illusoorne osaliselt ka, ma ei usu, et sealt rohkem toitaineid saab, aga see kuidagi nagu hõlmab rohkem erinevaid meeli, ütleme nii. Huvitav, kuidas me seda teeksime, et näiteks kas me teeksime taimetoidu variandi sellest, et ma tean, Hot Onesis nad söövad, eks ole, kana. Ei, nad söövad ka taimseid. Okei, ma ei ole sikust osa näinud. Taimseid snäkke, see sõltub külalisest, saate külalisest. Okei, väga hea, siis võtame plaani ja teeme nii, et meie 9. sünnipäev oleks Da Bomb. See oli lihtsalt nii halb. Ei, see ei olnud üldse halb, sest et kunagi, kui minust sai suur hip-hopi sõber, siis üks esimesi hip-hop bände, mida ma fännasin, oli Chris Cross, mäletad neid või? Ma mäletan KRS-i. No see on sama ajastu. Chris Cross oli kaks sükest teismelist poissi, kelle moodi mina tahtsin ka väga olla ja siis neil oli, mul oli nende üks album, mille avalugu oli Da Bomb. Ja siis ma vahel laulsin seda koolis oma pinginaabrile Kristo Viidingule enne tunni algust. Hakkasin soiguma, it's the bomb. Sest see oli nii nagu elevil sellest, et tund algab. Mata tund algab, see oli nagu it's the bomb. Ei, see oli pigem, ma ei tea, mul oli mingisugune vajadus vahel käia ajudele inimestele. Et siis ma käisin Kristole vahel ajudele ja siis ma mäletan, et umbes samal ajal ma ka kuulasin raadiost, alati mul oli nagu täiesti niimoodi programmeeritud just nagu siuke sisemine kalender oli niimoodi programmeeritud, et alati kui hakkas lähenema Koit Raudsepa iganädalane saade, siis ma hakkasin Kristole
ajudele käima meeldetuletustega, et kuule, kas sa tead, mis homme eetris on kell, mis iganes see oli, kell 6. Issand jumal, miks Kristo suga ikka veel suhtleb? Siis järgmine, kuule, mis päev täna on, mis täna õhtul tuleb, mis me täna kodus teeme? Te saate üllatavalt hästi läbi Kristoga, arvestades seda kõike nagu. Jaa, absoluutselt, ta isegi kutsus mind oma sünnipäevale jälle, et see toimus eile, ma ei saanud kahjuks minna erinevatel põhjustel. Aga ma helistasin talle ja siis ka laulsin talle. Ta pommi. Ei, ma laulsin talle sünnipäeva laulu, seda Happy Birthday klassikalist sünnipäeva laulu, aga laulsin talle seda nagu tegelane sellisest kunagisest kuulsast vanglaseriaalist, mille What the fuck, Jim? Mis selle vanglaseriaal, issand jumal kui piinlik, mis selle vanglaseriaali nimi oli? Orange is the New Black? Ei, enne seda näidati vist ETV pealt. Kas see oli see tüdrukud vangis või? Ei, kultuslik vanglaseriaal, mis oli HBO üks varasemaid siukseid hitseriaale. Mina vaatasin mingisugust britisarja, mingi tüdrukud trellide taga. Mul täpselt ei tule selle pahad tüdrukud pakunagi. Oos. Mäletad Oosi? Oos, jaa, okei, jaa, ikka, jaa. Oos oli üks esimesi siukseid, kuidas öelda, nagu hardcore, siukseid tõsiseid draamasarjasid, kus vahel juhtus nii õudseid asju, et ei teadnud, kas nagu julgeb vaadatagi, aga me niimoodi läbi sõrmede ikkagi klassikaaslastega vaatasime. Ja siis seal oli üks tegelane Adebisi, kes oli siuke nagu müstiline tegelane ja siis seal oli üks siuke noor vang Kenny ja siis üks osa lõppes sellega, kuidas Adebisi ilmub mingis hämaruses nagu siukse väikse siukse koogitükiga, mille peal oli vist üks küünal, mis niimoodi oli ainus valgusallikas ja siis Adebisi seal pimedas laulab Happy birthday dear Kenny Happy birthday to you. Ja siis puhub selle küünlara ja Kenny hirmunud silmad on viimane asi, mida me näeme selle osa lõpus. See tõesti oli ka väga jube siin ruumis, ma pean mainima meie kuulajatele, sest see oli väga elutruu selline Kristo, ma tunnen sulle kaasa, ma olen nagu tänulik, et sa Jimmy nagu ka vastu pidasid kõik need aastad ja ma usun, et su keskkooli kogemus ei olnud küll lihtne, aga me saime sellest läbi ja näed, ka Jim on kasvanud nüüd enam-vähem normaalseks inimeseks. No piisavalt normaalseks, et ikkagi väärin sünnipäeva kutset endiselt, nii et tõsi. Mis ma oskan öelda? Palju õnne, Kristo! Palju õnne, Kristo! Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Ja ilmselt te kuulete ka mingisugust tüüpi ruuporisse röökimas. No jah, me ei ole üldse Tallinna linnavalitsusest kaugel. Sina, Ivo, tähtsa inimesena, tähtsa maailmamuutjana, ühiskonnakriitikuna, poliitvaatlejana, keskkonnasõdalasena. Sa pead olema actioni keskpunkti lähedal alati ja ma ei imesta, et meie popkulturistide peakontor on ka nihkunud sellele võimukeskusele aina lähemale ja me nüüd siin aknast kuulemegi soundchecki, et kes teab, kas nüüd hakkab pihta mingisugune piketeerimine, mingi demonstratsioon. Või lihtsalt halb kontsert. Kas siis selle toetuseks või selle vastu, mis Tallinnas hetkel toimub? See heli, mis läbi minu akna kumas, ei olnud just selline kvaliteetne soundcheck, vaata, et sa nagu tajud ära, kui on nagu professionaalne soundcheck, eks ole, et keegi tuleb, ütleb 1-1-1, 1-2-3, 1-1, on ju. Aga siin oli lihtsalt mingi siukene natukene nagu mul siuke tunne, et mingi punkkontsert hakkab mu akna pihta. See oleks küll äge. See oleks nagu ka hea taust popkulturistidele. Jaa. Meil on nii palju erinevaid asju, millest võiks rääkida, et ma isegi ei tea, millest ja kui palju ja kuidas me selle kõik suudame nagu ära rääkida siia mahutada. Ma olen käinud umbes 4 erinevas riigis peale viimast salvestust, millest kõigist on natukene kaasa võtta. Vahepeal on tulnud välja mitu väga ägedat plaati, millest kõigist võiks rääkida ja sina oled teinud vahepeal uskumatuid asju, mitte ainult selles osas, et käinud kontserditel, kohtunud mitme oma iidoliga vahepeal ja siis veel lisaks sa käisid kuskil mitte muusika, vaid videomängude auhindade jagamisel või konverentsil. Ma ei saanud täpselt aru, aga see tundus väga nagu peen.
nüüd, kui sa niimoodi sellise ülevaate teed, siis jääb siuke mulje mulle endale ka, nagu oleks 5 aastat pausi olnud. natukene on siuke tunne, vaata. Eelmisest salvestusest. Aga jah, vist kõik need asjad tõesti toimusid, mida sa praegu loetlesid üles. Sest mul on kuidagi jällegi, vaata, see on see, et see aeg on nagu kokku kompresseeritud ja kõik detailid jäänud meelde, aga sa kohtusid Xiu lauljaga. See toimus tegelikult enne meie eelmist salvestust minu meelest. Aga sellest me ei rääkinud. Kas ei rääkinud? Kas isegi eraviisiliselt mitte? Ei, eraviisiliselt me rääkisime, aga ma just mõtlen, et nagu saates ei rääkinud. Ja keegi oli veel. Ühesõnaga, ma ei tea. Aga ma ei käinud videomängu auhindade jagamisel, vaid käisin Saksamaal vist ühel Euroopa suurimal sellisel telesarjade festivalil, konverentsil, kus siis tööstuse ja eriala inimesed saavad kokku ja arutlevad ja vaidlevad ja network ivad. Ja mind kutsuti sinna kui mängukirjutaja, mänguarendaja, kes võiks siis nende seriaali tootjatega arutleda teemal, mida tänapäeva seriaalid võiksid õppida mängude kirjutamisest ja tootmisest. Et oli siuke väike vestlusring. Ja sa panid väga ägedaid pilte sellest kõigest üles. Minu nagu peamine asi, mis mulle meelde jääb, on DVD box set Tales from the Crypt. Sest see sundis mind välja otsima YouTube'ist selle nagu, tuleb välja, et keegi on YouTube'i laadinud üles kogu Tales from the Crypt. Super. mis on minu lapsepõlvest nagu, see on nagu sügavale kuhugi mu aiu põlenud see nagu intro, kus see nagu see surnu hüppab kirstust välja, naerab ja tervitab sind. Ja. Ma ostsin selle selleks, et tutvustada seda uuele põlvkonnale, ehk siis arvad sa, et su lapsed peaksid seda sama asja oma ajusse põletama? Jaa, absoluutselt nad peaksid, kindlasti peaksid jah. Ma arvan, et ainus viis üldse, kuidas kindlustada, et neist saavad kultuursed inimesed on näidata neile Tales from the Crypt kõik osad ära otsast lõpuni. Ja sa oled sellega alustanud? Ei ole, sest et meie saate peaprodutsent Adele küsib, et kas me võiksime nüüd vaadata, ta küsib seda alati just enne seda, kui on aeg minna magama. No jah, see ei ole, mina mäletan ka, et ma vaatasin seda kuskil südaöö kandis ja see ei olnud võib-olla kõige õigem. Aga võib-olla täna, vaatame. Okei. Ja mis seal konverentsil või Saksamaal laias lastus veel toimus? See kõik tundub nii põnev, ma just tegelikult siin on nagu miljon asja, millest tahaks rääkida, sealhulgas näiteks Minecraftist tehtud filmist, mida ma ei ole näinud, aga mille suunas reaktsioone ma olen väga palju näinud. Ja kuidagi jube palju kiidetakse. Ja mina olen kuulnud hästi palju laitmist ja just väga palju just sellest nagu Minecrafti communitylt, kes leidis, et ikkagi ei olnud piisavalt siuke nagu sisenaljade teemaline ja kuidagi nagu ei ole sellist nagu, et oleks võinud võtta pigem nagu midagi sellest nii-öelda Minecrafti ümber toimuvast lore'ist, et mitte isegi siis sellest, mis on mängus, vaid sellest, mis on kujunenud selle mängu ümber selles kogukonnas, et oleks võinud rohkem siukest stuffi teha, et pandi sisse ainult siukseid üksikuid nalju, aga et oleks võinud ehitada midagi rohkem selle peale, aga ühesõnaga sina oled kuulnud pigem head? Ma olen kuulnud pigem head. Ja see on küll näiteks film, mida ma ei tea, kas ma vaataks isegi siis, kui keegi mulle peale maksaks. Nagu mul on siuke, lihtsalt ma ei ole selle filmi sihtgrupp üldse. Ma saan aru, et mina ka mitte, sest ma ei ole kunagi Minecrafti mänginud. Sama siin. Ma ei ole Minecrafti mänginud. Ma olen näinud kõrvalt, kuidas inimesed mängivad seda ja ma saan aru, et see on ma ei tea, sama oluline selline kultuurifenomen nagu mingi, nagu Lego klotsid või midagi sellist, et Minecraft on lihtsalt igal pool ja see on juba nii sügavale juurdunud meie sellisesse, ma ei tea, popkultuuri loosse, et ega seda nagu vältida ei saa ja pole ka mõtet, aga see Minecrafti film lihtsalt näeb välja nii trashy, nagu kui selle sükest promo, vaadata, et kuidas seda promotakse ja mis see nagu kõik kuidagi niimoodi kaugelt eemalt vaadates tundub olevat, et siis see samas on nagu... Jack Black on fun, vaata. Ei, Jack Black on alati fun ja sealt tulebki mängu see teine pool, et okei, aga ikkagi seal on Jack Black ja teine asi on see, et inimesed kuidagi, need reaktsioonid, mis minuni jõudsid, olid sellised positiivselt üllatunud reaktsioonid, et ohoo,
kes oleks võinud arvata, et see on päriselt väga lahe elamus ja mingid inimesed ka kirjeldasid seda, kuidas kinos olles nad istusid maha just nagu kuidagi sellise häälestusega, et noh, see kindlasti ei ole mulle see film, aga ma olen siin praegu oma lapse pärast või ma ei tea, oma vennapoja pärast või mis iganes. Ja siis selle seansi käigus kuidagi ikkagi said elamuse sellest, kuidas rahvas kinos reageeris sellele filmile nagu erinevatele hetkedele seal, kuidas seal on mingisugused Minecrafti sõpradele koheselt arusaadavad mingisugused inside joke'id, mingisugused viited mingitele tegelastele ja mingitele, ma ei tea, Minecrafti taustaloo nüanssidele ja mis iganes ja sellele inimesed reageerisid kirjelduste järgi umbes nii nagu inimesed reageerisid, ma ei tea, Marveli sellele Endgame'ile näiteks, kus nagu, ma ei tea, hõisati ja juubeldati ja seal mingi üks koht pidi olema jah, mis pidi olema eriti siuke special, mingi viide mingile sisenaljale. Vaata nüüd see jõuab selleni, et minul puudub absoluutne igasugune arusaam Minecrafti kogukonnast ja seal toimunust. Nii et mul on neid asju nagu keeruline kokku viia. Ongi, mul ka samamoodi. Aga selles suhtes see nagu teema on jube asjakohane, sellepärast, et kui vaadata ka seda, et sarjad üleüldiselt on nagu võtnud filmi teatud määral üle kui selline dominantne nagu, ma ei tea, teleformaat, eks ole, et enam nagu ei oodatagi nii väga mingeid uusi suuri filme, aga uued suured sarjad on nagu see põhiline asi, millest räägitakse, mida me oleme siin enam-vähem 9 aastat kogu aeg jauranud, et vau, et näed, et kino nagu veits taandub, aga sarjad muutuvad selliseks sügavamaks, pikemaks, kõrgema produktsiooni väärtusega ja samal ajal tegelikult see videomängu äri seal kõrval on täpselt ka meeletult palju kasvanud oma nii mahult kui edult ja järjest rohkem on ka tehtud sarju videomängude ainetel ja ma nagu praegu, see ongi nii naljaks, et ma ei ole vist ühtegi neist vaadanud, et nagu reaalselt ei ole olnud ühtegi videomängu sarja, kus on videomäng, mis mulle õudselt meeldib ja siis see on tehtud sarjaks ja ma olen seda vaadanud ja nautinud, sellist olukorda vist ei ole. Ma üritan praegu peas läbi käia, aga vist ei ole juhtunud. Ja ma ka ei ole vaadanud, ma The Last of Us'i esimesest hooajast näiteks vaatasin ühte osa, mis oli natukene nagu selline eraldiseisev väike novellikene, ütleme nii, mingisugune süüke nagu edasiarendus ühest kõrvalloost, mis mängus on tõesti sellises täielikus kõrvalloo staatuses, aga mis siis sarjas sai endale täitsa nagu eraldi sellise tunniajase eetriaja, ütleme nii. Ja ma ka nagu ei vaja otseselt mingisuguseid sarju või filme oma lemmikmängudest. Ma ei tea, tootmises on praegu näiteks ju Zelda film ja ma ei kujuta ette ka, mis sellest tulla võib. Tõesti ei kujuta ette. See on selles suhtes huvitav, et see maailm iseenesest on ju nii rikkalik ja põnev ja hästi palju igasuguseid lugusid on seal juba läbi räägitud, et teoreetiliselt ta tundub täpselt siuke asi, millest saaks väga hea sarja või väga hea filmi. Et nagu see Zelda kogu lugu on põnev. Või ma olen nagu vaadanud mingeid 3 tunni pikkuseid videosid YouTube'ist Zelda lore'ist nagu põhimõtteliselt, et kuidas siis see kõik on ikkagi arenenud ja kes need tegelased on ja millal nad tekkisid ja kuidas, et see on põnev. Aga millegi pärast tõesti hoolimata sellest, et siukseid mänge, millest saaks teha väga häid sarju ja filme on hästi palju, siis ma nagu pigem siis mängin neid mänge. No just, ma olen sinuga selles mõttes samas paadis, et võib-olla asi, mis on kuidagi kinnistunud minus või mingisugune siuke veendumus, mis minus on kinnistunud aastate jooksul ja kuidagi hüpates ühest vestlusest teise, kus ma räägin siis kas kirjandusinimestega sellest, miks mängud on tähelepanuväärsed tänapäeval ja filmiinimestega ja seriaali tootjatega. Et sealsamas Saksamaal näiteks, ma kohe jõuan selleni, et mis minus on kinnistunud, aga kõrvalepõige, et Saksamaal
festivali nimi või selle konverents, no see on konverents ja festival, 2 asja korraga. Ja seal, selle nimi on Zerian Camp ehk siis nagu sarjalaager. Ja selle kunstiline juht Gerhard Meier ütles mulle, et ta oli hiljuti kinkinud ühele produtsendile konsooli ja soovitanud talle 3 mängu, sest et see produtsent oli ka selline inimene, kes oli pühendanud oma elu põnevate lugude jutustamisele, nende teleekraanile toomisele ja kogu aeg otsis uusi ägedaid narratiive ja nii edasi, aga kelle jaoks mängumaailm oli täiesti võõras ja rääkis seda sama juttu, mida suurem osa, ma ütleks nagu kirjandus, filmi ja teleinimesi siiamaani räägivad, et ma ei tea, et see kuidagi on nii kauge mu jaoks, et jah, ma lapsena mängisin või mis iganes, aga ma tänapäeval ma isegi ei tea, kust alustada ja nii edasi, mis on arusaadav. Ja siis need 3 mängu, mis ta siis sai, olid The Last of Us, Disco Elysium ja mis see 3. oli? Mul läks meelest ära, mis see 3. võis olla. No igal juhul, The Last of Us ja Disco Elysium olid 2 neist. Võib-olla oligi Breath of the Wild see 3, aga ma võin ka eksida, võib-olla see on soovmõtlemine. Hüpates siia vahele, siis ma mäletan, et see hetk, kui kuskilt tekkis välja mingisugune uudis, et just kui Amazon oleks ostnud mingisugused nagu sarja või filmi loomisõigused Disco Elysiumile, nagu kogu internet oli väga elevil. Vähemalt see osa internetist, mida mina jälgin ja nagu see point on, või see, mida ma tahan öelda, on selles, et jah, et see on järjekordne super hea näide sellest, kuidas nagu mängu on pandud midagi, mis oleks samamoodi nauditav nii filmi, sarja, raamatu, mille iganes, et seal on nagu väga palju lugusid, mida rääkida. Lisaks sellele siis teades, et Disco Elysiumi maailma ainetel on juba kirjutatud raamat enne seda, kui see mäng, eks ole, üldse ilmavalgust nägi. Ja see kõik ongi iseenesest ju positiivne, kui mingisugune maailm, mingisugune fiktsionaalne universum ja tegelaskond selles on niivõrd inspireeriv ja kuidagi sellise staying power'iga, et see hakkab ajama üle ääre, et see lihtsalt otsib endale uusi avaldumise viise nii kirjanduses kui ka mingis visuaalses fanfictionis kui ka ma ei tea, muusikas, kus iganes. See kõik on väga-väga lahe ja see on kokkuvõttes, ma arvan, ikkagi positiivne nähtus või need on positiivsed arengud. Aga nüüd ma jõuan selleni, et mis veendumus minus on kinnistunud tänu nendele vestlustele ja kokkupuudetele erinevate valdkondade inimestega, on see, et minu meelest ikkagi mängud ei vaja kinnitust või mingit sükest kvaliteedipitserit vanematelt kunstivormidelt nagu kirjandus ja film ja seriaalid. Ma saan aru, et seda on paljudele mängu võõrastele inimestele vaja, et hakata üldse kuidagi huvituma sellest nende jaoks täiesti võõrast ja võib-olla eemale tõukavast valdkonnast või ma ei tea, loo jutustamise meediumist. Et kui nad lõpuks näevad, et oi, vaata, näed, see seriaal on võitnud 10 Emmit ja see põhineb mängul. Ohoo, mis mäng see siis selline on, et kas seda siis, kas täiskasvanud võivad ka seda mängida, et umbes nagu sihuke, et see tekitab võib-olla mingit uudisimu, mis on iseenesest positiivne, aga teisalt ikkagi ka juurutab või kinnistab mingisugust sellist lahterdamise viisi, millega ma absoluutselt ise ei saa nõustuda või kaasa minna. Et just nagu see, kui mängus on olemas mingisugune lugu, mida annab hõlpsasti tõlkida näiteks seriaali, et siis see tähendab seda, et järelikult siis see oli üks neid väheseid häid mänge või sükseid mänge, mis ei olnud täielik aja raiskamine või lihtsalt tulistamine. Ja kuidagi
käies ringi siukse, ma ei tea, videomängu evangelistina siin ja seal, mul on vahel tunne, et ma pean just nagu rahustama inimesi maha ja kuidagi kinnitama neile, et päriselt ka mängudes räägitakse väga põnevaid lugusid, just nagu lugu oleks see kõige tähtsam asi ükskõik millise teose juures, et kui seal on mingi hea lugu, et siis järelikult on hea teos. Aga tegelikult mis on naljakas, et see ei ole absoluutselt tõsi ei filmide puhul ega ka mängude puhul. Raamatute puhul on, võt siin ongi nagu see naljakas asi, et jah, on ka raamatuid, mis võivad ilma väga selge loota olla nauditavad, aga noh, pigem on see harv, aga samas filmide puhul nagu sa võid vaadata filmi, millel on täiesti nagu nonsense, idiootne lugu ja seda väga nautida ja mängude puhul see lugu kohati ei ole vajalik isegi. Jah, täpselt. Ja see ongi see lahe ja eriline asi minu meelest mängude puhul, et kui filmil on võib-olla raskem olla selline nagu vibes-based, on ju, et noh, see peab olema väga hästi tehtud film esiteks ja sul peab olema kuidagi mingisugune õige hetk päevas seda filmi vaadates, et kuidagi, et tahta sellega kaasa minna ja saada sellest mingisugune elamus, sest et see võib ka kiiresti muutuda väga tüütuks. Kui sul ei ole tegelasi, kellele kaasa elada otseselt, sul ei ole mingit lugu, mida jälgida, et siis see muutub kohe nagu selliseks spetsiifilisemaks ja natuke nagu niši tooteks. Yeah. Samas kui mängud tegelikult ei ole nagu looteenistuses, mis on mängude üks eripärasid ja tugevusi. Mängus pole alati isegi mängu vaja. Oota, mida? Ei noh, nagu on mänge, mis on ju põhimõtteliselt lihtsalt sellised nagu walking simulatorid või neid nagu niimoodi kutsutakse, et kus sa lihtsalt lähed kuhugi maailmasse, et seda vaadata korra. No vot, aga see ongi, nüüd me jõuamegi sinna, kuhu ma tahtsin jõuda tegelikult. Kas sa oled mänginud Death Stranding nimelist mängu? Aga oled sa sellest kuulnud? Ei ole. Ma mõtlesin, et sa tood mingi, ma ei tea, Stanley's Parable või mingi lihtsama näite. Aga ei, räägi Death Strandingust. Okei. Death Stranding on praegu võib-olla selline päevakajaline lugu, millest rääkida, sest et just äsja anti välja Death Stranding 2 ja see on selline kaua oodatud järg Hideo Kojima kultusmängule Death Stranding mis oli pandeemia aja üks selliseid huvitavaid popkultuurilisi nähtusi. No, ma saan aru, teda seostatakse ilmselt tänu Hideo Kojimale selle Metal Gear Solidiga. Jaa, absoluutselt, sest et Kojima ju kogus tuntust kunagi sellise mängude seeriaga nagu Metal Gear Solid, aga nüüd juba aastaid on ta toimetanud oma stuudios Kojima Productions ja Kojima on väga huvitav tegelane just sellepärast, et ta on üks neid inimesi praegusel ajal, kes on tõusnud sellise elava legendi staatusesse ja kes on omandanud sellise aura, mida võib võrrelda kultusfilmi režissööride sellise maine ja auraga. Et tegu on sellise väga originaalse loojaga, kes ongi jõudnud sellisesse punkti oma karjääris, kus kui ta oleks filmitegija, siis ma arvan, et ta oleks samas kategoorias selliste tegelastega nagu, ma ei tea, David Lynch ja Tarantino ja ma ei tea, Sofia Coppola ja muud sellised mingit oma ajastu sellist mentaliteeti ja vaimsust ja sükest rütmi väga hästi tabavad sellised loovisikud, et Kojima on videomängumaailmas olnud selline visionäär ja selline veiderdaja, ütleme nii, et tema mängud ei ole kunagi normaalsed või kuidagi tavapärased, neis on alati midagi üllatavat ja nihestavat ja nii teistsugust, et see kuidagi nagu paneb inimesi kõrvu kikitama ja natuke nagu ümber mõtestama seda, et
mis üks mäng üldse peaks olema või saaks olla. Ja kuna sa mainisid nagu kõndimissimulaatoreid, siis Death Stranding, kuna see teine osa on nüüd just välja tulnud, siis ma haarasin omal sahtlist selle esimese osa, mis mul pandeemia ajal jäigi sahtlisse, ma ostsin selle kasutatuna ja siis jätsin selle sahtlisse. Nüüd ma olen mänginud seda ja eile ka terve päev näiteks kõndisin ringi lihtsalt seal on ju, et see ongi nii lahe, et kui sa ütled, et mängus ei pea isegi mängu olema ja hiljuti üks teine inimene ütles mulle ka, et see nagu ei olekski mäng, et siis minu arust see on nagu jälle hea näide sellest, et meil on mingi kinnistunud ettekujutus sellest, mis asi on mäng ja ma ise oletan, et see on kuidagi niimoodi, et kui inimene räägib videomängust, siis see on mingisugune mingid värvilised pallid blingivad ja keegi hüppab üle mingisuguse platvormi või siis peab tulistama midagi, on ju. Et see on mäng, aga tänapäeval ongi lahe see, et see spekter on läinud nii laiaks, et see, mis on mäng, on peaaegu juba sama küsimus nagu, et mis on kunst. Ehk siis, et see on vaataja silmades põhimõtteliselt. Ja me saamegi tänapäeval juba mängudes rääkida sellist laia spektrit vaadates, et sinna mahuvadki kõik need erinevad ilmingud ära ja me saamegi juba hakata rääkima seal mingitest nagu, ma ei tea, avangardsematest nähtustest ja mingitest nagu mingitest lugudest ja maailmadest, mis on nii eriskummalised ja mingi nii huvitava sellise nagu autori käekirjaga, et neid annab tegelikult analüüsida juba täiesti sellisel, ma ei tea, kõrgel kunstikriitika tasemel või kirjanduskriitika või filmikriitika või ka, ma ei tea, mingi akadeemilise sellise kultuurivaatluse tasandil ja ma ütleks, et Death Stranding ja üldse Kojima teosed on hea näide sellistest teostest. Ja üleüldiselt võttes, nagu minu jaoks on see, ma saan aru, et nagu arvestades seda nagu maailma, kus sina oled suure osa oma elust toimetanud, mida saab nagu laias laastus hästi üldistavalt kokku võtta kui selline kultuurimaailm, on see videomängu küsimus selline võib-olla tihedamini ette tulev ja inimesed endiselt nagu imestavad ja mõtlevad, et kas see on nagu mingi päris asi või on see ikkagi rohkem lastele, aga minu peas on see nagu väga ammu juba nagu ületanud selle piiri, kus mäng peab tõestama ennast nagu kunstivormina või et selleks, et olla legitiimne nagu viis midagi väljendada, peaks tegema ikkagi, ma ei tea, filmi või raamatu kirjutama, sest täpselt samamoodi sa ei eelda, et Citizen Kane peaks tegelikult olema raamat, et olla nagu tõsiselt võetav kunstiteos, eks ole, või nagu, et need kunstivormid kui sellised nagu peavad ehitama pigem oma tugevustele ja kuna mänguvorm on nii palju võimalusi pakkuv, siis nagu sa saad väga kiiresti jõuda sinnamaani, kus lihtsalt sa mitte nagu ei peegelda seda, mida varem tehti, vaid nüüd sa lihtsalt teedki nagu oma juba kunstivormi, et see on hästi segane mõte praegu, ma ise saan ka aru, aga see, mida ma mõtlen, on see, et esialgu, kui sa hakkasid nagu filmi tegema, siis kõige lihtsam oli nagu põhimõtteliselt filmida üles teatrietendus, eks ole, et sa nagu põhimõtteliselt peegeldad lihtsalt varasemalt eksisteerinud kunstivormi, nüüd lihtsalt, eks ole, ma ei tea, teleekraanil ja muusikas samamoodi, et esialgu sa salvestasid üles live esinemisi enne, kui sa läksid sinna poole, kus sa hakkasid stuudiot, nagu helisalvestus nagu varianti kui sellist kasutama ühe kunstivormina, mis tänapäeval on nagu standard, eks ole, et tänapäeval see produtsendi töö ja selle nii-öelda kokkumiksija töö on vahel olulisem kui selle laulukirjutaja või esitaja töö, et see nagu lõpptulemus kätte saada. Et mängude puhul lihtsalt see nagu juba see esimene samm, juba see Super Mario on nii palju erinevam kõikidest teistest nii-öelda varem eksisteerinud visuaalse kunstivormidest, et nagu ta muutub hästi ruttu oma enda asjaks. Ja siis sa hindad seda põhimõtteliselt ainult selle oma enda asja pealt, mistõttu ju mängudes tekkisid. Esimeste videomängude seas on asjad, mis on üles ehitatud ju väga mahukatele pikkadele lugudele, nagu igasugused need mudamängud ehk siis kõik need erinevad sellised nii-öelda
kuidas me neid siis kirjeldame, et noh, sa istud hunniku rohelise helendava fosfori ees, kus on lihtsalt tekst, mis ütleb sulle, et sa oled nüüd sattunud kuhugi onnikesse, sinust paremal käel on uks, sinust vasakul käel on aken ja otse su ees on laud, mille peal on taldrik ja siis sa saad öelda, et võta taldrik arvutisse, kirjutada sisse, siis ta ütleb sulle, et sa võtsid taldriku ja panid selle oma kotti ja siis saad kirjutada, et pööra paremale. Sinu ees asub nüüd uks, noh, põhimõtteliselt need mängud olid ju nagu väga kiiresti, noh, nagu selline lugu, kuigi noh, siin puhul me võime rääkida nagu mingi varasemate vormide peegeldamisest nagu, eks ole, noh, siis fantasy raamat ja nii-öelda need rollimängud, mida mängiti keldrites Dungeons and Dragonsi näol, aga väga kiiresti sellest juba sündisid asjad nagu King's Quest, mis oli juba nagu täiesti eraldiseisev asi. Ja Ultima ja kõik muud sellised toredad asjad. Ja see tekitab nii sooja nostalgiat minus, kui sa kirjeldad neid mudamänge. Kuigi ma võib-olla ainult näpuotsaga proovisin neid, aga ikkagi kuidagi see ajastu ja see esteetika on mulle kuidagi nii armas. Mis on esimene mäng, mille mängimist üldse mäletad? Kõige varasem mäng, mis on sinul, mida sa mäletad, et sa arvuti peal mängisid? Ma hakkasin päris varakult tegelikult mängima, sest et mul oli ligipääs arvutitele, sest et mu vanaema vend ehk siis mu vanaonu töötas Tehnikaülikoolis ja oli esimene inimene, keda mina tundsin, kellel oli kodus Apple'i arvuti, kodus ja tööl. Siis ma võin pakkuda, et see võis olla mingi ala, mis on see, mis see mäng on, et sa said difteeria ja surid ära. See Oregon Trail. Oregon Traili ma ei mänginud, aga mängisin teisi neid vanu Maci mänge nagu see, näiteks see mäng, kus, ma ei tea, mis selle nimi oli, aga kus sul on kahur ja ülevalt tulevad siis sellised nagu vektorid, sellised triibud ehk siis raketid ja selle kahuriga sa pead neid nagu, et sa oled õhutõrjesüsteem põhimõtteliselt. Üritad taevast langevaid rakette siis kahjutuks teha, tulistades neid tükkideks. Ja siis see, vaata küll see siuke 3D mäng, kus sellisel kuubikutest laotud 3D püramiidil on erinevad mingisugused jubinad asjad, mida sa pead kinni püüda ja siukse ussikesena sa hüppad ühelt kuubikult teisele. Noh, lihtsam oleks, kui ma mäletaks pealkirja. Frogger oli üks varasemaid mänge kindlasti, mida ma mängisin, kus sa kon üritab ületada teed, aga mingisugune 10-realine sõidutee teeb selle väga raskeks, autod lähevad vasakule paremale kogu aeg ja võivad sind alla ajada. Et kuidagi see ja ma mängisin ka neid mänge, mis olid küll, ma ei tea, kas see oli Commodore või mis konsool see oli, kuhu sa panid selle kasseti sisse, nagu selle lindiga kasseti, nagu sellise kasseti. Commodoril oli võimalik juurde osta siuke nagu kasseti drive ja kuhu sa siis kasseti sisse panid, aga Commodore enda sisse. Võib-olla PET-i sisse vist oli äkki ehitatud see ka, aga hiljem Commodore 64 ja nendel enam ei olnud. No et ma ei teagi, kas see võis olla see või see oli mingisugune Nõukogude Liidu selline piraat koopia sellest seadmest, aga ka selline masin oli mul vahepeal kodus, sest et ansambli Mahavok kunagine trummar Oleg, kes oli mu ema hea sõber, tal oli väga palju erinevaid siukseid arvuteid ja konsoole ja ta vahel isegi Nõmme Kultuurimäes tegi siukseid videomängu päevasid, kus siis terve see Nõmme Kultuurikeskuse selline garderoobiala ja foyer oli konsoole ja arvuteid täis ja rahvas mängis seal, nii et mul vahel olid need masinad kodus ka. Kui inimesed küsivad, kuidas Eestis nagu oli see edukas tiigrihüppe, siis see on põhimõtteliselt minu vastus on alati, see on tänu tüüpidele nagu Oleg. Sellepärast, et kuigi seda asja tõesti koordineeriti, juhiti, visioneeriti riigi tasemel, siis tegelikult nagu see töö tehti ära nagu kohalikul tasemel siukeste tüüpide poolt, kes nagu tulid kokku, mõtlesid, kuule, et ma ei tea, paneme siis midagi üles ja sest need nagu juhised, ma olen mitut inimest intervjueerinud tiigrihüppe teemal
erinevates siis väljaannetes kirjutamisel ja noh, kõik olid nagu, et need riigi suunised esialgu olid ikka väga üldised ja tegelikult see nagu ehitati üles sihukeste nagu kohapealsete asjaarmastajate poolt, kes tahtsid ja tegid ja käisidki lõpuks siis, ma ei tea, või mitte Vabaduse platsil, vaid Raekoja platsil panid arvutid üles ja näitasid, et kuule, et see on internet. Ja, täpselt. Aga ma just hakkasin mõtlema, et esimesed mängud, mis mina mäletan oma nagu väga varajasest lapsepõlvest, enne kui mul endal veel üldse kodus arvuti olid arvuti peal sellised mängud nagu Wolfenstein 3D ja Stunts, Stunts oli siis see nagu automäng, kus sa nagu teed trikke põhimõtteliselt autoga, see oli väga algeline graafik, et mida iganes te oma peas ette kujutate, mõtelge veel 10 korda algelisemaks. Ja see rada ise ehitada, mis oli eriti tuus. See oli tõesti väga äge ja ainuke asi, mis mul sealt mängust meeles on see, et ma ei saanud seda kunagi mängida, nii et kõige põhilisem nagu see ette tulev pilt on mul see, kuidas auto kukub ja siis ekraan läheb klirr katki. Aga Wolfensteiniga on nagu see huvitav asi, et nagu Wolfensteini mänge endiselt veel tehakse ja sellest nagu väga-väga algelisest liigumööda nagu ruume ringi ja tulista pahalasi. Nagu sihukesest proto first person shooterist on saanud üks nagu minu jaoks põnevaima looga mänge, et noh, kui keegi, ma just hakkan mõtlema, kas keegi on teinud nagu Wolfensteini teemal mingi filmi ka, võib-olla minu teada ei ole. Aga kui, noh, ühesõnaga, et see on nagu selline puhas alternate history nagu sihuke absurdi nagu lugu, mida oleks tegelikult väga äge vaadata ka filmi või sarjana, sest lihtsalt need mängud ise on tänapäeval juba muutunud nii ääretult selliseks, ma ei tea, mis see sõna eesti keeles on, või noh, kuidagi sihukeseks nagu sinemaatiliseks, kinomaatiliseks. Filmilikuks? Jah, aitäh. Ja samamoodi Doom. Doomil ei ole nagu võib-olla nii hea lugu. Või on tulemas või? Doom The Dark Ages tuli ka välja vist 6 aega tagasi või umbes nii. Ka Doom on näide sellest sama ajastu selline laps. Wolfenstein ja Doom olid 2 sellist kõige, ma ei tea, põhilisemat shooterit on ju ja see on täiesti sama tiim, kes tegi Wolfensteini, tegi Doomi ja see Doom oli siis see, mida võib vist esimesena nimetada nagu päris first person shooteriks või nagu siukseks. No vot, ja mõlemad on siiamaani täiesti elus ja nüüd kontrollin oma faktiga igaks juhuks. Aga kui ma võin hüpata tagasi Death Strandingu juurde, et joon alla tõmmata omalt poolt, siis mul jäi kirjeldamata, et mis asi Death Stranding on, sest et võib-olla meie kuulajate seas on ka inimesi, kes ei ole selle looga tuttavad ja ei tea, millega on tegu, siis lühikirjeldus on see, et tegevus leiab aset lähitulevikus, mitte väga kauges tulevikus, aga ikkagi tulevikus, kus maailm on läbi teinud mingi tohutu kataklüsmilise sellise katastroofi ja ka Ameerika Ühendriigid on ära lagunenud. Ühesõnaga enam ei ole Ühendriike. See praeguses maailmas ei tundugi enam isegi nii. No ma räägingi, et kui ma ütlen, et tulevikus, siis see on umbes nagu 3 kuud tänasest. Ühesõnaga ei ole enam Ühendriike, vaid on lihtsalt erinevad kogukonnad, erinevad linnakesed, mis kuidagi moodi veel püsivad koos. Ja selle mängu peategelane, teda kehastab Norman Reedus, näitleja, kes on televaatajale tuttav seriaalist The Walking Dead, aga kellel on ka selline tsikli dokumentaalsari, mida ma ei ole näinud, aga seal ta sõidab tsikliga ringi mööda maailma. Ühesõnaga üldse Kojima, kes on siis Death Strandingu lavastaja, autor, ta aina rohkem töötab filminäitlejatega. Death Strandingus mängib ka näiteks Mads Mikkelsen, väga auväärt näitleja, filmisõpradele vägagi tuttav Taani näitleja. Lea Seydoux mängib seal ja Guillermo del Toro, jällegi filmisõpradele väga tuttav lavastaja, visionäär. Et noh,
ja Troy Baker, kes ei ole filmisõpradele võib-olla nii tuttav, aga mängusõpradele on vägagi tuttav, sest Troy Baker, näiteks tema üks kuulsamaid rolle oligi The Last of Us'is Joel'i roll, et Troy Baker on siis see näitleja, kes mängis seal Joel'i, kuigi ta ja mängudes ongi see, ma ei tea, lisakeerukus võib-olla juures, et kui näitleja mängib mängus, siis see tegelaskuju ei pruugi üldse tema moodi välja näha, et Troy Bakeri puhul see nii ongi, et Joel seal mängus näeb hoopis teistsugune välja ja ka Pedro Pascal selles The Last of Us'i teleseriaalis näeb hoopis teistsugune välja kui Troy Baker, aga Troy Baker on üks hinnatumaid selliseid mängunäitlejaid, kes tänapäeval tegutseb. On väga palju põnevaid rolle teinud, ühesõnaga Norman Reedus mängib siis sellist üksikut hunti, kes on põhimõtteliselt kuller. Tema töö on vedada pakke ühest keskusest teise ja teekond ühest keskusest teise on alati väga ohtlik ja takistusi täis. Ehk siis ta liigub mööda sellist tühermaad, kus lisaks sellele, et on halvad ilmastikuolud, ilmuvad vahepeal välja ka surnute vaimud, ma ei oskagi seda kuidagi paremini kirjeldada, et selles maailmas on tekkinud mingisugune lõhe, kus surnutel pole nagu rahu ja nad kuidagi imbuvad elavate maailma ja muudavad põhimõtteliselt, kui nad nagu märkavad elavat inimest ja tunnevad selle inimese, kuulevad tema hingamist ja näevad, et õhk käib kopsudest sisse välja, siis nad kuidagi nagu ujutavad maastiku üle sellise tõrvmusta veega, kõik hakkab niimoodi ujuma ja lainetama ja siis sellest mustast merest ilmuvad välja siis selliste, ma ei tea, surnute sellised kehad ja käed, mis hakkavad kuidagi nagu krabama siis seda elavat inimest ja üritavad teda enda sekka tõmmata. Ehk siis see on siuke nagu haunted maailm, kus on väga ohtlik liikuda. Ja see Norman Reedusi tegelane Sam on siis üks väheseid, kes kuidagi nagu julgeb seda teha. Ja selle loo eesmärk on väga lihtne, et juhtub nii, et see üksik hunt ikkagi värvatakse selleks julgeks kangelaseks, kes siis vedades pakke ja tehnikat ja ravimeid ja ma ei tea, mingeid vilju ja nii edasi ühest kohast teise, toob need lõhenenud keskused, kogukonnad, linnad jälle nagu kokku, võimaldab neile seda, et nad võivad jälle nagu kuidagi hakata suhtlema omavahel ja koostööd tegema ja liikudes siis niimoodi Ameerika Ühendriikide idakaldalt läänekaldale, et rääkides sellest, et see on nagu kõndimissimulaator, põhimõtteliselt mängijana, mida sa koged, ongi see, et sa kõnnid ühest Ameerika Ühendriikide otsast teise ja see jalutuskäik on pikk ja keeruline, aga selle mängu põhirõhk ongi kõndimisel lihtsalt ja sellele, et hoida tohutuid pakkide koormaid oma seljas ja ma ei tea, käte peal ja reite peal tasakaalus, nii et see ei koperdaks ja ei kukuks niimoodi pikali, et sa ise saad viga või et need pakid saavad viga. Seal ikkagi tundub vähemasti nagu mängukomponent olemas olevat, et ta lihtsalt ei ole see, et sind pannakse kuhugi maailma, sa vaatad seal ringi. Aga isegi selle kohta öeldakse, et aga see ei olegi ju nagu mäng või kuidagi, et ta juba nagu nihutab neid piire kuskile sellisesse kohta, kus näiteks seal mängus ei ole ka tapmist, mis on nagu võib-olla ma ütleks, enamus mängudes tegelikult ei ole. Jah, et kuidagi aga kui me vaatame, mis on nagu kuulsaimad mängud või populaarsemad nagu Call of Duty või mingid sellised Fortnite, et valdavalt see on minu jaoks nii kohutav, et nagu Call of Duty on see nagu see näete, see on mäng tüüpi asi. Et ikkagi tegu on mingisuguse sõjasituatsiooniga ja sa hüppad ja jooksed ringi automaadiga, on ju. Et siis Death Stranding on väga lahe, et sul on seal vastased nende kurjade vaimude näol ja seal on ka mõned inimesed, kes ei taha, et toimuks mingisugune linnade
kokkuliitmine ja nii edasi ja sa pead nendega natuke seal nagu võitlema, aga sa teed nad nagu kahjutuks viisil, mis ei eelda seda, et sa pead nad nagu ära tapma, et seal. Mis on väga Metal Gear Solid iseenesest. Ja, nii et ühesõnaga põhirõhk on sellele, et jõuda elusa ja tervena nagu ja tervete pakkidega ühest keskusest teise ja lihtsalt kõndida, vaadates seejuures tohutult ilusaid maastikke, ehk siis see on nagu minu meelest üsna teraapiline kogemus kuidagi kõndida mööda. Mulle isegi see maastik esmajoones, ma ei ole käinud Ameerika Ühendriikides, ma tean, et seal on igasuguseid maastikke, aga seos, mis mul kohe tekib, on ühe teise riigiga, kus ma pole kunagi käinud, Šotimaaga. Aga kui ma mõtlen Šotimaa sellistele nagu loodusvaadetele ja nendele kaljudele ja ma ei tea, rohetavatele väljadele, kus ulub tuul ja taevas on hall ja siuksed nagu ürgsed kivirahnud turritavad välja ja nagu nendest väljadest, et mul pigem tekib siuke Šotimaa seos. Ehk siis sa vaatad selliseid nagu tohutult ilusaid mägiseid, karme, ürgseid vaateid ja üritad kuidagi sellel maastikul ellu jääda. See on hästi meeldiv kogemus ja jällegi, et rääkides sellest, kas see lugu on oluline või on mingi muu asi seal oluline, siis jah, muidugi see lugu on nagu ilus, et mulle meeldib see mõte, et sa teed seda millegi nimel, et sa nagu ohverdad ennast ja pingutad selle nimel, et teistel saaks siis natuke parem, et ta on mingi siukse nagu üldinimliku, siukse väga ilusa, ma ei tea, moraali sõnumiga, on ju. Aga kokkuvõttes ikkagi mängijana ma ju igal ajahetkel ei mõtle sellele, vaid ma pigem kogen lihtsalt neid maastikke ja kogen seda pingutust, mis on kohati väga karm ja nõuab palju, aga see kuidagi nagu mõjub, see nagu kosutab hinge, ma ei oska teisiti seda öelda. Ja see on väga huvitav asi, mida üks mäng saab pakkuda ja see on just nimelt nagu mänguspetsiifiline. Ma ei kujuta ette, et ma viitsiksin vaadata näiteks mingit YouTube'i videot, mis kestab, ma ei tea, 40 tundi, kus keegi oma GoPro'ga on filminud seda, kuidas ta nagu kõnnib ühest Ameerika Ühendriikide otsast teise või mis iganes, on ju. Samas siuke asi nagu Slow TV on olemas, kus sa võid vaadata tundide viisi, kuidas rong sõidab Šveitsi alpides. Ja sa vaatad seda taustaks tavaliselt, sa ei vaata seda süvenenud. Ja see ei ole nagu aktiivselt. Vaata nüüd see nurk tuleb siin kohe. Ja. Aga et olla ise selles keskkonnas sees ja seda niimoodi kogeda on ikkagi nagu väga-väga eriline. Nii et ma tahaksin sulle laenata kusjuures seda, sest on sul see PlayStation alles veel? Ei ole, ei ole, mul on ainult Switch praegu. Aga ma olen hakanud mõtlema selle peale, et ma vaatasin, et esiteks ma vaatasin, et see mäng on olemas iOS-i peal, nii et võib-olla ma mängin seda iOS-il. Mul on vaja. See nüüd enam ei ole PlayStationi exclusive. Teine osa vist on mõnda aega veel ainult PlayStationi peal, aga... Mul on vaja mingeid nagu mänge, mida iOS-i peal mängida. Mulle see nagu platvorm iseenesest meeldib, aga ma ei ole nagu leidnud sükseid väga häid mänge, mis seal sobivad. Ja siis ma olen hakanud mõtlema, et pärast seda, kui ma aasta alguses läksin arvuti pealt Macile üle, siis see nagu mängude valik, mida ma eriti just siuksed nagu väga nõudlikud AAA mängud, millele mul on ligipääs, on väiksem, kui ma tahaksin ja siis ma mõtlen, et äkki peaks ka muretsema omale, ma ei tea, uue PlayStationi või selle Xboxi. Ma isegi enam tänapäeval ei tea, mis on ühe või teise platvormi nagu eelised, küll aga ma olen mõelnud, et ilmselt see platvorm ei saa olema Switch 2, mis on veider, sest mulle Switch nendest kõige rohkem meeldib. Lihtsalt see nagu, ma ei tea, see on nii naljakas, et nagu kui mõelda, et see Switch peaks olema see nagu peamine konsool, millega sa mängid, siis ta nagu tundub millegi pärast ikka nagu lisakonsool. Ma ei tea, väga keeruline. Või siis ma peaksin lõpuks sind kuulama ja ostma omale selle Steam Decki. No sa võtsid sõnad mu suust. Kuigi ka seal minu meelest kõiki AAA-sid nagu ju vist ei ole või saa mängida. Peamine, mis mind väga huvitab ja see seostub selle teemaga, me oleme sellest vist ühe korra rääkinud ka, on see uus Indiana Jonesi mäng, mis on täpselt see, kus nagu ma olen kuulnud väga palju arvamusi, et see uus Indiana Jonesi mäng on esimene
jutustus Indiana Jonesi maailmas pärast siis nagu 3. Indiana Jonesi filmi, mis tundub nagu jälle see nagu õige. Just. Nagu vahepeal on olnud veel 2 filmi, Crystal Skull ja siis mingi veel, mida ma isegi pole näinud, aga nüüd, et see mäng tundub nagu tagasi nende juurte juurde ja lõpuks nagu selline mäng, või selline jutustus Indiana Jonesist, mis on taas nagu see päris. Ja ka minuni jõudsid need samad muljetused ja ma jõudsin seda mängu mängida eelmise aasta lõpus võib-olla pool tundi, kahjuks ainult, siis see ei pooleli, sest oli vaja liikuda edasi teiste järgmise mängu lugude juurde, kuna see langes sinna hääletusperioodi, kuna see oli üks BAFTA nominate'ides, siis see käis lihtsalt läbi, aga kindlasti väga eriline ja hea mäng. Ja rääkides Troy Bakerist, siis näiteks jällegi, kes mängis Indiana Jonesi selles mängus, Troy Baker, kes siis jällegi mängis The Last of Us siis Joel'i, aga nüüd siis Indiana Jonesi loos hoopis mängis Harrison Fordi, kes mängis Indiana Jonesi. Nii et selline väga huvitav, need on need transformatsioonid, mis on nagu mängudes võimalikud ja mis on minu arust see on väga lahe, et nii on võimalik, et kui sul päris näitleja on juba ealistel põhjustel mitte kättesaadav selle rolli jaoks, siis sa saad teda, see on nagu see positiivne pool sellest, kuidas AI asendab meid varsti, et sa ikkagi palkad teise inimese, kes küll nagu digitaliseeritakse ja muudetakse teistsuguseks karakteri kujundajate poolt, aga ikkagi, et seal on see inimlik puudutus juures, et seal on ikkagi see Troy Bakeri hääl, mis on väga Harrison Fordi, ma ei tea, kõnemaneeri sarnane tegelikult see, mida Troy Baker seal teeb, ta on väga hea näitleja ja väga tore, et siuke asi on võimalik, aga ühesõnaga hoole ja armastusega tehtud mäng, väga suur üllataja. See mäng tuli välja ajal, mil paljud väljaanded olid juba oma aasta edetabelit kokku pannud, nii et Indiana Jonesist kindlasti räägitakse veel ka nüüd käesoleva aasta lõpus, sest et see kuidagi Indiana Jonesi kombel kukerpallitas niimoodi selle alla vajuva ukse alt läbi just viimasel sekundil, enne kui see kinni lajatas ja jõudis veel oma kaabuga kaasa haarata. Ja nüüd meil ei jää muud üle, kui hakata auhindama ja kiitma seda mängu alles käesoleval aastal. Indiana Jones on hästi huvitav, sellepärast, et kui nüüd minna tagasi sinna mängude algusaastatesse, vist arvutimängude algusaastatesse, siis Indiana Jones oli ka üks esimesi mänge, mis tehti sellises žanris nagu hiirekliki seiklus. LucasArtsi need hiirekliki seiklusmängud on täiesti nagu fenomenaalne omaette maailm. Korra sai ära mainitud King's Quest, mis oli siis nagu Sierra stuudio poolne selline nägemus sellist tüüpi mängudest, seal sa liigud ringi ja samamoodi siis nagu seiklusmängu vormis siis püüad nagu erinevaid tegevusi leida, aga ta oli nagu selles mõttes natukene nagu kohmakam ja varasem, et esimesed King's Questid sa ikkagi samamoodi nagu nendes mainitud mudamängudes pidid kirjutama käsklusi sisse, et sa jõuad vee äärde ja kirjutad hüppa vette ja siis nagu vastavalt sellele, kui hästi sa suudad mõelda, mida sa arvuti võib tahta, et see käsklus kas töötab või ei toimi üldse. Aga siis LucasArtsi nagu need hiirekliki seiklused olid sellised, kus sa siis said juba neid käsklusi palju spetsiifilisemalt valida, nad olid mugavamad mängida selle tõttu ja Indiana Jones oli üks esimesi siis, kuna see kuulus sinna Lucasfilmsi nagu alla tol ajal, et see oli siis selliseid esimesi mänge, mis oligi nagu nüüd võtame filmi, teeme sellest mängu ja oli väga edukas ja väga hästi tuli välja, mistõttu kõik need hilisemad hiirekliki seiklused meil ju ka olemas on ja võt see on nagu maailm, see LucasArtsi hiirekliki seiklused, mis on ka minu jaoks nagu sellised ideaalne näide sellest, kui ägedalt ja kui lahedaid lugusid on võimalik lihtsalt teha nagu arvutimänguna, sest sealt on pärit ühed mu lemmikutest üldse lugudest, sealhulgas siis Full Throttle, mis on natukene nagu totakam, aga mis on ikkagi väga nauditav, mis on mul meeles siiamaani, need tegelased, see hääle näitlemine, see maailm, mis oli loodud. Mul on mingi hunnik tsitaate siiamaani peas nagu, et you know what would look better on your face?
the bar ja mingid siuksed nagu noh, mingid täiesti lollid laused. Ja siis muidugi veel nagu kõige suurem, ma siin eile Instagramis Tõnis Harjusega vesteldes mainisin, et Stardew Valley on ilmselt mu lemmikmäng. Tõnis Harjusega? Kas sa räägid riigiarhitektist? Riigiarhitektist Tõnis Harjusest, kes kommenteeris ühte mu pilti. Ma olin pannud kas see oli pilt majast? See oli pilt majast. See oli pilt majast. Sest Tõnis muule ei tohi enam reageerida. Ta lihtsalt nagu nägi pilti majast ja kohe nagu kirjutas. Aga ta ei kirjutanud maja teemal, ma olin lihtsalt sinna pildi alla kirjutanud seda, et ilm on nii halb, et väljas pildi tegemise asemel tahan ma pigem istuda diivanile mängida Stardew Valley't ja siis ta mainis, et et ma pidin guugeldama, mis on Stardew Valley, mille peale ma vastasin, et tegu on ilmselt mu kõige aegade lemmikuma mänguga, aga mu lemmik nii-öelda lugu mängus on endiselt Grim Fandango, mis on siis sellest nii-öelda hiirekliki seikluste maailmast välja kasvanud LucasArtsi lugu ja Tim Schaferist me oleme ka siin saates miljon korda juba rääkinud ja sellest, kui geniaalne mängulooja ta on ja kõike muud, aga jah, ma ei tea, kuhu ma tahtsin sellega välja jõuda, ma isegi ei mäleta, kust ma alustasin. Me tahtsime jõuda välja selleni, et tervitusi Tõnis Harjusele, kui ta meid praegu kuulab. Vaata maju. Lähme koos maju vaatama, kui sul aega on. Ja teiseks Stardew Valley on võib-olla jälle näide sellest, kuidas ma paneksin ta samasse kategooriasse nagu Death Stranding mingis mõttes, et tegu on. Tal on minimalistlik lugu, see loo maht on umbes sama nagu keskmisel Arnold Schwarzeneggeri filmil 90-ndate. No et sa nagu võid seal kedrata mingit lugu ja sa võid seal arendada suhteid nende külaelanikega ja teha kingitusi inimestele, käia neil külas, võib-olla leida. Seal on mingi saladused ja lore ja mingi nagu taustalugu ja kõik muu. Aga sa ei pea, sest et seal see põhiline nagu võlu seisnebki selles, et sul on oma farmikene, sa võid seal kõpitseda, sa ei pea. Sa võid ringi jalutada, sa ei pea, sa võid kalal käia, aga sa ei pea, sa võid oma kodu kujundada, sa võid käia mingites imelikes koobastes kive tükkideks lõhkumas, otsides vääriskive, kristalle ja võideldes mingite limaolenditega, aga sa ei pea. See põhimõtteline lugu seal taga on see, et sa oled väga väsinud oma tööst kuskil IT-sektoris, su vanaisa sureb ära ja jätab sul oma farmi, sa otsustad kolida sinna farmi ja saad külaelanikega sõbraks. See põhimõtteliselt on iga teine nagu Korea seebisari Netflixis praegu. Ja ma tean seda, sest ma olen kõiki neid vaadanud. Jah, sest et ma arvan, et selliste lugude puhul kasutatakse sõna eskapism nii nagu heas kui ka halvas mõttes ja mina ikkagi näiteks Stardew Valley puhul näen seda ainult nagu heas võtmes, seda eskapismi, et see on jällegi, see on siuke nunnu kosutav, sa ujutud oma aju üle, ma ei tea, õnnehormoonidega või siis lihtsalt oled nagu mingis mõnusas nagu rahulikus seisundis mõnda aega ja jällegi ma arvan, et see mõjub natuke nagu teraapiliselt. Ma ei taha öelda, et see nagu asendab teraapiat või see ongi aga ta toetab teraapiat. Mina julgen kindlasti öelda, sest Stardew Valley on olnud ka minu elus mingitel aegadel, mis on olnud vaimselt väga rasked, koormavad. Ma arvan, et see oli üks põhilisi mänge ka näiteks minul COVID-i ajal, mis oli ju kõigile väga koormav ja raske vaimselt, et noh, nagu väga paljud tol ajal ka mängisid sellist mängu nagu, issand, mis see on see Doom. Mul ei tule nüüd enam meelde Animal Crossing. Animal Crossing, täpselt. Lihtsalt Animal Crossing ja Doom Eternal tulid samal päeval välja, mis oli väga-väga naljakas mu jaoks, ma mäletan. Ja kindlasti on ka neid, kellele Doomi mängimine on väga teraapiline. Ja, mina tõstan käe. Et noh, nagu, et mina täiesti usun, et sellel on positiivne mõju vaimsele tervisele. Doomil. Üldse mängude mängimisel, et noh, vali mäng, mis sulle meeldib ja mis sind liiga palju ei häiri. Et noh, näiteks mingi periood mu elus, kus mul oli ääretult tugev ärevus, kus mul oli nagu raske isegi midagi muud teha. Ma istusin voodis ja mängisin sellist mängu nagu Papers, Please, mis oli väga rahustav. Mis on nagu veider düstoopiline mäng, kus sa põhimõtteliselt mängid piiriagenti, kes peab kontrollima inimeste dokumente. Ja, mis kõlab igavalt ja ma mäletan, kui sa esimest korda sellest rääksid, siis ma ka lõõpisin su kallal, et see on siis nagu põnev viis, kuidas aega mööda saata
ma ei ole siiamaani mänginud seda. Sa võiksid proovida. Aga sellest ajast peale ma olen väga palju ka teistelt kuulnud head selle kohta ja olen kuulnud, et see on jällegi üks selline nagu eriline, fenomenaalne väike teos, mis tegelikult väärib tähelepanu ja mis jällegi nihutab võib-olla mõne inimese arusaamist sellest, mis asi üks mäng üldse saab olla. Kusjuures see inimene, kes selle mängu lõi, Lucas Pope, on tegelikult samamoodi tõesti legendaarne mängulooja juba tänaseks. Papers, Please oli vist ta esimene selline suur hitt, aga sellele järgnes selline mäng nagu Return of Obra Dinn, mida samamoodi nagu peetakse üheks siukseks tõesti geniaalseks näiteks sellest, kuidas on võimalik siukest väikest indie-mängu teha sellisel viisil, mis kõiki nagu üllatab. Ma hakkasin mängima Return of Obra Dinn, aga see jäi mul pooleli ja tegelikult ma nüüd mõtlen, et võiks uuesti ette võtta. See jäi mul ka pooleli, aga see oli päris keeruline mäng tegelikult. See nõuab ajude ragistamist, mis on jällegi väga hea iseenesest. Aga ta on nõudlikum kui näiteks Stardew Valley's kalal käib. ja kindlasti. Obra Dinn näeb ka välja väga eriline, sest et inimesed, kellel võib-olla on mingisugune siuke algsete Maci mängude nostalgia. See on see roheline fosfor jälle. See roheline fosfor vaatab sulle sealt näkku, selline 3D graafika, mis on loodud rohelistest täppidest ja vektoritest ja see näeb nii kohutavalt cool välja, see on nii spetsiifiline ja siuke, ma ütleks siuke ikooniline esteetika tegelikult. Ja Papers, Please täpselt samamoodi on täiesti teistsuguse esteetikaga, aga täpselt samamoodi ikooniline, et loob siukse väga tugeva, rõlge, nostalgilise, sügava sovjeti vibe'i. Nagu mitte see, et ma olen täheldanud, et viimasel ajal ma ei tea, kas see võib olla mingil määral seotud näiteks Venemaa mõjutustegevusega. Ta täiesti vabalt võib olla ja ma olen selliste mängude puhul üritanud alati aru saada, kas selle arendajad on seotud kuidagi Venemaaga. Sest see on nagu päriselt teema, mida nagu peab tähele panema. Aga järjest populaarsemaks on saanud sellised mängud, kus nagu elatakse läbi mingit nõukogude nostalgiat. Et et ongi mingi, et nüüd sa sõidad oma Zaporožetsiga või Ladaga kuskil ringi mingit, just mingi viimane mäng, mida ma nägin, et sa oled kuskil põhimõtteliselt nagu Sovjeti riigis ja sa viid inimestele nagu külade vahel pakikesi, et umbes viid poodi nagu mingit toitu ja värki, mingid babuškad lehvitavad sulle. Ja see oli hästi ilusa esteetikaga, väga nunnu mäng, aga nagu kohe tekkis see tunne, et kas siin üritatakse kuidagi nagu nunnumaks muuta seda nagu Sovjeti ajast, millel võib olla mõjutustegevusega mõju, aga teistpidi nagu, et ma arvan, et minu või meie põlvkonnale see värk võiks nagu väga-väga peale minna. Aga see nagu Papers, Please on selle nagu nunnu Sovjeti kõrval selline nagu sügav sünge Sovjet, kus nagu tõesti sulle vaatab vastu keegi nagu tumedate prillidega nimetu härra nahkmantlis ja lööb sulle templi peale või saadab su vangi või laseb su maha, et nagu siuke sünge. Ja see muusika seal taga ka, ma ei tea, kas sa oled Papers, Please'i seda soundtracki kunagi kuulanud, see on väga hea ja see on täpselt siuke nagu kaugelt juba hirmu tekita. Ma pean proovima seda. Ta on natukene nagu Red Alert Command Conquer'i soundtrack, ma ei tea, mingil määral. Kuigi see on nagu natukene siuksem heavy metalim ja see nagu Papers, Please on rohkem selline nagu ma ei tea, marsimuusika, aga nendel on mingisugune teatav siuke samasus. Ma võtan selle ette. Ja ma proovin seda Death Strandingut. Jah, võt, nüüd ma ei saa sulle laenata seda, ma ei tea, mille peal seda mängid. Ma mängin seda iPadi peal. Või sa ei soovitaksid mitte, kas see on siuke mäng, mis vajab? Vaata, seal on lihtsalt see on ka Maci peal olemas, ma saan seda seal mängida. Seal see kõndimise ülesanne on tehtud meelega selliseks keerukamaks, kui see tavaliselt mängudes on. Sa pead nagu jälgima täpselt, kui pikalt ja kui tugevalt sa mingit nuppu all hoiad ja nii edasi, et see tegelane, kes siis nende tohutute kastivirnade all, et ta nagu püsiks tasakaalus ja liiguks normaalselt edasi üle nende ebatasaste maastike, et ma ei tea, kui hea seda on nagu lihtsalt pöialdega näiteks iPadi peal mängida, aga
kõikide nende seadmetega saab ka ühendada pilte ja nii edasi, nii et ma arvan, et lõpuks põhiline on lihtsalt kogeda seda maailma ja ma proovin kuskil ja minu puhul on hästi muidugi nagu ebatõenäoline see, et ma klikin selle mänguga ära ja tegelikult tahan seda lõpuni mängida, neid mänge on ülivähe. Ja ma ei tea, kuna sulle meeldivad sellised kulgemise mängud, siis Death Stranding on tegelikult, ma arvan, täpselt seal piiri peal, et see kas nagu sobib sulle väga hästi või siis ikkagi see kuidagi see post-apokalüptiline see rohkem see süke actioni pool seal lihtsalt nagu tüütab sind ruttu ära ja siis sa ei viitsi. Aga natukene, ma arvan, sa ikka tahad seal kõndida üle nende väljade ja mägede. Ma arvan, et midagi seal on, sest seal on isegi mingeid mõnusaid selliseid chillimishetki, kus vaatamata sellele, et sa oled selle raske koormaga juba mütanud, ma ei tea, mitukümmend kilomeetrit, siis mingil hetkel, kui sa jõuad mingi ilusa uue maastikuni, siis hakkab lihtsalt mängima ilus muusikapala. Kojimale väga, ta on palju nüüd koostööd teinud erinevate muusikute ja bändidega nii esimese Death Strandingu peal kui ka teise peal. Ehk siis tal on mängudel ka jällegi sellised erilised ja väga niimoodi sihilikult kureeritud soundtrackid. Uue mängu peal näiteks teeb selline artist nagu Woodkid, talle originaalmuusikat ja ka ensemble Churches näiteks, võib-olla kellest sa oled kuulnud. Ja erinevad artistid, et see mäng pakub mingeid sükseid nagu maastiku ja muusikaelamusi vahepeal ka niisama ja ma arvan, et kuna sulle meeldivad maastikud, sulle meeldib kulgemine ja sulle meeldib muusika, siis need asjad kokku panduna võiksid sulle võib-olla istuda. Eriti meeldib mulle kõike seda kogeda oma koduses mugavast diivanil, eks. Absoluutselt, nii see ongi mõeldud. Aga tulles tagasi selle vestluse alguse juurde, selle Berliinis käigu juurde. Kölnis ikkagi. Vabandust. Saksamaa ei ole ainult Berliin. Minu jaoks kõik kohad on ainult pealinna. Inglismaa ei ole ainult London. Päriselt. Prantsusmaa ei ole ainult Pariis. Teisi linnasid on ka. Eesti ei ole ainult Tallinn. Ma isegi... Mida peab tegema, et sa hakkaksid maailma nägema natukene nüansi rikkavalt? Ma mõtlen praegu, et sa lihtsalt lõõbid minuga, see ei ole ju päris, millest sa räägid. Kui see nüüd tagasi tulla Kölnis käimise juurde, et mida seal siis nagu järeldati sellest kõigest, et mis see nagu siduspunkt nende mängude ja sarjade maailma vahel on, sest vahepeal ma tajusin, et hakati üritama nagu neid sarju ka muuta mängulisemaks ja kõige kuulsam näide on, eks ole, siis Black Mirrori kuulus osa Netflixis, mille nimi mul hetkel kohe isegi ei meenu, Bandersnatch, mida siis nagu seal oli võimalik valida puldiga siis erinevaid nii-öelda suundasid ja tulemusi ja liikumisi, mis on tänaseks ära võetud, et ja selliseid asju pole juurde tehtud. Et kas nagu kas me nagu jääme siis selle juurde, et vahel tehakse mängude teemal sarju ja vahel tehakse sarjadest mänge või oli seal nagu mingi sügavam tulemus, milleni jõuti? Ma ei tajunud, et seal oleks mingi koheselt märgatav tulemus olnud, pigem ilmselt loodetavasti said inimesed seal kinnitust, et või loodetavasti said inimesed kinnitust, et nähes mind, kes ma tulin outsiderina mängutööstusesse. Ja oled nii andekas ja edukas. Ei, ma ei... siis nad lõpuks näevad, et... Kogu meie stuudio ju koosneb inimestest, kes varasemalt on peamiselt tegutsenud hoopis teistes kultuurivaldkondades, arhitektuuris, klassikalises maalikunstis, ma ei tea, luules, filosoofias, muusikas, et kuidagi need inimesed on tulnud kokku nii-öelda selliste nagu klassikalistest koolkondadest ja taustadest. Ja see mängu loomine võib-olla mõnele võib tunduda mingisugune asi, millega tegelevad, ma ei tea, mingid nagu, et sa lähed, ma ei tea, IT-kolledžisse ja siis hakkad tegema mänge või midagi sellist. Absoluutselt, sul on vaja inimesi, kellel on seda tehnilist taipu ja oskusi, et su ideed nagu realiseerida tarkvara näol, aga
aga ma loodan, et vähemalt üks inimene, kes seal saalis istus, sai võib-olla julgustust, et kui sa ei ole kunagi mänge teinud, aga sa oled terve elu, ma ei tea, kirjutanud filme, seriaale, näidendeid, et siis ikkagi ka sulle on see uks avatud, sest et häid loojutustajaid on alati liiga vähe, häid lugusid on alati puudu ja neid otsitakse. Ja kust mujalt need head loojutustajad saavad tulla, kui mitte kirjandusest, teatrist, filmist ja telest, kus on lihtsalt see traditsioon olnud nii palju pikem ja on oskusi ja kogemusi, mida ei ole tingimata inimesel, kes on tulnud mõne tehnilisema eriala pealt, et kui need inimesed saavad kuskil seal keskel kokku, siis võib sündida midagi väga põnevat. Ehk siis minu sõnum oli küll see, et ma ka bravuurikalt ütlesin oma lõpulausena, et hüljake seriaalide maailm ja tulge kõik mänguarendusse. Tegelikult see oli lihtsalt bravuur, aga ma arvan, et tegelikult tasub teha kõiki neid asju, et üks asi ei pea asendama teist, pigem meil on, ütleme, loojutustajatel on lihtsalt juures nüüd üks suur uus maailm, kus neid oodatakse ja kus tasub ringi vaadata, sest et see teeb elu põnevamaks ja avab uusi võimalusi lihtsalt, sest et see auditoorium on juba olemas ja ilmselgelt see turg on olemas, see tööstus on juba suurem kui, ma ei tea, vahel kõlab siit ja sealt, et suurem kui või suurem kui film ja muusika. Mis juhtus? Ma rääkisin mikrofon kukkus seda niimoodi sa tagasi keerata sinna. Väga veider. See oli mic drop, mis toimus iseeneslik mic drop. Iseeneslik mic drop, mul mikker kukkus statiivi küljest sülle. No ühesõnaga, et see tööstus on kasvanud nii suureks, et need numbrid räägivad enda eest ja mõnes mõttes numbrid ei pruugi öelda midagi kvaliteedi kohta, aga need ütlevad ikkagi midagi kõlapinna kohta ja kuidagi inimeste huvi kohta. Jah. See minu jaoks on nagu eriti huvitav see, millele ma polnud enne mõelnud, kui tuli see Indiana Jonesi mäng nüüd hiljuti välja. Sa ei saa seda sinna niimoodi tagasi keerata. Ma olen käes. Et tegelikult see on nagu põnev on see, et asjad, mis näiteks ei toiminud sarjana, aga olid nagu kuidagi kultuslikud ja ägedad, aga elasid väga lühikest elu, võivad tagasi tulla mänguna. Samamoodi nagu Indiana Jonesi nii-öelda lugu räägitakse täna edasi mänguna paremini, kui seda on teinud viimased võib-olla filmid. Ja samamoodi võib juhtuda selliste sarjadega, mis kas elasid oma elu ära sarjana või kuidagi ei saanud kunagi päris nagu selle potentsiaali kätte, mida oodati. Võib-olla see potentsiaal realiseerub kunagi tulevikus hoopis sarjana ja see on hästi nagu põnev mõte või mänguna. Ja see on minu jaoks hästi põnev mõte, et näiteks ma ei ole väga ammu enam vaadanud South Parki sarja. Ta läks mingi hetk, kui seal hakkas, ma ei mäleta, see oli vist umbes see hetk, kui Mr. Garrisonist sai Donald Trump. Selline asi juhtus vahepeal või? Tast sai Ameerika president mingi hetk. Okei. Mul on ka täiesti järg käest. Umbes siis ma enam ei vaadanud ja sellest on nüüd päris kaua aega möödas. Et ma ei ole nagu tundnud eriti huvi selle vastu, mis seal toimub, aga näiteks South Parki mängud, The Stick of Truth ja issand, mis see Marveli teemaline oli, see oli ka mingi sõnade mäng. Fractured Butthole. Jah. Butthole. Et need on mõlemad olnud täiesti geniaalsed viisid, kuidas South Parki maailmas toimuvad nagu esitada väga lustlikul ja ägedal viisil ja see on nagu tõesti äge olnud. Väga nõus. Et siuksed asjad, ma arvan, et seal on nagu nende meediumite vahel on võimalik luua väga ägedaid asju. Ja ka Star Wars minnes täiesti mainstreami näiteks, et Star Wars on hea näide sellest, kuidas filmid ei ole midagi väga head just nagu lisanud enam sellele kaanonile, siis ütleme nii, aga selle kõrval sarjad on väga lahedalt kogu seda universumit edasi arendanud ja neid lugusid selle sees ja mängud. Täiesti võimalik, et viimase aja Star Warsi mängudest on tulnud uued tegelased mängu, kes hakkavad figureerima tulevikus ka siis tulevastes Star Warsi sarjades ja filmides. Jah.
ehk siis nagu põnevamad asjad on toimunud väljaspool filme, mis oli ju Star Warsi selline alguspunkt tegelikult. See on huvitav jah, sellepärast, et Star Wars on selline nagu tõesti absoluutselt igasse meediumisse laienenud nagu lugu, et Star Warsist on need 3 väga head filmi ja siis veel hulk filme, mis on nagu mõned paremad, mõned vähem head. Aga on kirjutatud, eks ole, pärast seda esimest 3 filmi kirjutati meeletu hulk väga-väga edukaid raamatuid Star Warsi teemadel, mis on siis see nii-öelda endine Star Wars Extended Universe, mida tänapäeval enam nii-öelda kaanoniks ei peeta, vaid seda nimetatakse siis Disney poolt Star Wars Legendsiks, millest siis vahel mingeid mõtteid nii-öelda tuuakse üle siis nagu põhi nii-öelda kaanonisse. Aga on ka, eks ole, loodud terve hulk mänge, millest mõned on olnud hästi edukad. Knights of the Old Republic on selline mäng, mida alati tuuakse esile kui selline, vaat siin nüüd nagu seda Star Warsi maailma väga edukalt kasutati ära. Mis on üsna vana mäng tänases mõttes juba. Ja on ka terve hulk selliseid nii-öelda arkaadilikke mänge, kus nagu seda lugu väga ei olegi, aga lihtsalt on hästi ägedad, nagu ma ei tea, Battlefrontis muidugi oli lugu, aga siuke võib-olla pinnapealsem. Ja siis on terve hulk sarju ja multikaid, kus ka nagu sa mainid, eks ole, seda maailma on edasi arendatud väga huvitavatel viisidel ja võib-olla täna isegi Star Warsi fännkonnas see, mis toimub sarjades, eks ole, on see kõige põnevam. Andorit kiidetakse ja Mandaloriani kiideti väga kõrgelt kui väga head sarjad. Nii et seal on tõesti nagu et nagu see nii-öelda lugu ei pea jääma ühte meediumisse, et olla edukas ja äge. Just. Ja lugu ei pea olema ka algusest lõpuni ainult see, mis ta esialgu kuulsaks tegi või populaarseks tegi. Näiteks Andor on hea näide sellest, kuidas Star Warsi universumis on võimalik jutustada sellist lugu, mis võib kõnetada ka inimest, kes seni on arvanud, et esiteks Star Wars pole üldse tema teema, teiseks üleüldse ulme pole tema teema ja kolmandaks, et mis iganes Disney toodab, on ilmselt siuke korporatiivne pehmete servadega lihtsalt siuke lapselik mingisugune siuke vahukomm põhimõtteliselt. Andor on üks rängemaid ja pinevamaid draamaseriaale, sotsiaalkriitilisi draamaseriaale, mis on viimase 10 aasta jooksul tehtud. Nii et see on ka üli tore, kui mingisugune universum, mingi fiktsionaalne maailm võimaldab jutustada lugusid, mis kõnetavad nii erinevaid sihtgruppe ja mis ei jää kinni mingisse ühte kindlasse kategooriasse või niši. Ja selle kõige nagu kokkuvõtteks või miks me selle üldse tõstatasime on see, et me tahtsime teile öelda, et ka popkulturistid ei pea jääma ainult nendesse meediumitesse, kus nad seni olnud on ja ma tahan sellega öelda seda, et me lõpetame ära oma SoundCloudi. See on selline väga pikalt juba mu peas keerelnud mõte ja nüüd meie Discordi kanalis, kuhu te kõik olete oodatud, tekkis arutelu selle üle, et äkki peaks hoopis popkulturistid osad laadima ka YouTube'i, mis mulle endale tundus veidi nagu võõras mõte esialgu, sest mina ei ole suur YouTube'ist podcast'ide kuulaja, küll aga mulle meeldib see mõte, et meie arhiiv oleks kõik nagu täies mahus ühes kohas ja oleks selline hea koht, kuhu uusi osi lihtsalt nagu üles laadida inimestele, kes muidu podcast'idega kokku ei puutu, aga näiteks kasutavad mingeid teisi kanaleid nagu YouTube, et tekkis mõte, et nüüd üks hetk, kui ma lõpuks kunagi puhkan see suvi, et ma võtaks paar päeva, sest see tõesti saab olema küllaltki mahukas töö ja laeks üles kõik popkulturistide varasemad osad siis YouTube'i ja niimoodi, et see arhiiv oleks seal kenasti nagu järjestikuselt üles ehitatud, võttes sinna ka kõik Raadio 2 salvestatud saated. Ma küsin neilt, ma loodan, et see on okei, kui me need oma kanalisse niimoodi üles laeme kuulatavana ja siis sinna juba tulevad uued osad sinna otsa ja SoundCloudi ma neid enam ei pane. Ja no niimoodi mööda minnes nüüd lihtsalt viskasid ühe siukse pommuudise maha. Lihtsalt mööda minnes nii muu seas. Nendele 10 inimesele, kes endiselt meid SoundCloudis kuulavad. See on ühe ajastu lõpp ja sa lihtsalt tegid selle teatavaks niimoodi mööda minnes. Ei no mis mööda minnes, me tiisisime seda teemat tervelt see 1,5 tundi, mis me seda saadet oleme täna teinud. No see on tõsi.
ja ma olen ka selle poolt, et me oleksime ka YouTube'ist kättesaadavad kunagi, kui ma ise sulle pakkusin seda ideed, siis sa ei viitsinud mind isegi lõpuni ära kuulata. Nii et mul on hea meel, et meil on olemas Discord, kus surutakse läbi neid muutusi, mida me päriselt vajame. Sina tahtsid, et me teeksime videot. Kommuun, aitäh kõigile, kes on tulnud Discordi, et Ivo õigele rajale suunata, sest minu jõud temast üle ei käi ilmselgelt. Ja kes ei ole veel Discordis, siis hüppake Discordi. Aga sina tahtsid videopodcasti, mida me endiselt veel ei tee. Ma küll mõtlesin selle peale tõsiselt, ma mõtlesin selle peale, et edaspidi seada üles siia 2 kaamerat ja filmida seda. Võib-olla me jõuame selleni, aga praegu ma ei ole valmis selleks. See on tõsi, ja ma tahtsin arutleda teemal, et kas videokomponent on ka oluline. See ei tundu nii oluline tegelikult. Ta oleks lahe, aga see hulk nagu materjali mahtu juba lihtsalt puhtalt seda oleks nii suur ja selle kõigega nagu tegelemine ja mässamine. Siis me peaksime tegema alati selle nagu saate salvestamise nii, et me ei istu siin niimoodi lösutades mugavalt, vaid me peame ka kuidagi visuaalselt nagu head välja. Ma olen nõus, see videopilt peaks mingisugust lisaväärtust pakkuma. Ma ei taha olla nagu esinduslik. Ja ma olen selles mõttes nõus, et me peaksime sellele production value'le ikkagi mõtlema tõsisemalt. Nagu poliitika saade ja minu suur lemmik, see on Suvariik, kes ka mingi hetk nüüd läksid üle videoformaadile ja Ain Vaide kirjutas mulle ka, et tegelikult pole nii hull midagi, et on AI tööriistad, mis nagu lõikavad seda nagu kiirelt ära ja on mugav ja lihtne. Aga mis mind rohkem muretsema pani, oli see, et Märt Belkin pani kohe pintsaku esimeseks salvestuseks selge, et ikka sa pead nagu väärikas ja viisakas siis seal video peal olema, et seda ma ei suudaks. See pintsak on tõesti tegelikult ületamatu takistus meie puhul. Jep. Vot, aga aitäh, et te kuulasite, me läheme oma lisasaate juurde, sellepärast, et meil ei ole täna nii palju aega siin jaurata mitmeid tunde. Ma üritan nagu hästi kiiresti kokku tõmmata, siis me jõuame selle lisasaate ka veel teha enne. Sa ütlesid, et sa pead ära minema sellel, mis põhimõtteliselt on 3 minuti pärast. Ma ei tea, kui pikk see lisasaade tuleb, aga... Lapsukesed jäävad muidu liiga pikaks ajaks üksi koju, aga tähendab, nad ei ole olnud siiamaani üksi kodus, ma lihtsalt täpsustan, et ärge helistage veel laste kaitsesse, palun, nad on oma emaga, aga me peame ajastama seda lahkumist ja saabumist kuidagi nii, et nad siis ei peaks liiga pikalt, liiga mitu minutit olema täitsa omapäi, nii et ma üritan jõuda koju umbes sel hetkel, kui abikaasa peab lahkuma kodust. Ühesõnaga, ärge võtke mult mu lapsi ära, palun. Tänapäeval see käib kõik nii kiiresti, tehakse mingi Facebooki postitus juba. Jim on hea isa, kõik on hästi, ma luban teil. Ja üleüldse, miks mind ei ole kandideeritud aasta isaks? Ma tunnen küll, et ma olen nii palju nagu pingutanud ja ma arvan, et sa oleksid väärt küll. Kas saab kuidagi tagantjärgi anda sulle? Ei, kas seda enam ei anta või? Ei, ma ei tea, võib-olla sa oled lihtsalt juba väärinud ammu, et oleks nagu anda elutöö preemiale. Ma ei tea, kuidas aasta isa käib. Ega kunagi pole liiga hilja ju anda see diplom üle. Palun, keegi, kes teab, kuidas see käib, nomineerige Jim aasta isaks. Jah, see on see tegelik üleskutse.